Tere hommikust ja tere tulemast meie laupäeva. Täna on 19. september ja ma varsti näitan teile ka Arturit, kes on juba nii suureks kasvanud. Aga nagu te näete, siis mu tänane vlogi alustamispunkt on hoopis teine. Taust on täiesti teine. Me oleme nimelt minu kõrvaltoas ja minu toas näeb siis vaatepilt hetkel väljas selline. No nii, meistrimees, mis siin siis täpsemalt ka aset leiab? Oota, mul ei fokusseeri. Nii. Praegu siis võtame, või no võtsin juba pappi üles. Nurkadest ka see papp lahti saada. Ja edasi ma ei tea, me ei ole kunagi põrandat pannud nüüd. Ja, me läheme täna siis ka parketti ostma ja siia läheb veel mingisugune pehmendusasi nagu vahele. Ja enne see oli siis sellist kollast, rõvedat kollast värvi Soome papp, mis lihtsalt kriuksus. Pehmendusasi tuleb nagu sirgeks ka jääda, aga no minu arust on üsna loodis nagu, et jah. Väga hull ei ole. Väga hull ei ole, aga ütleme nii, et enne oli ikka vaatepilt suht rõve. See Soome papp oli päris kootav, aga siis nüüd on vaja nurkadest need tüütud asjad lahti saada. Jah, need on kuidagi seina all seal. Nii et egas midagi, kui jõuda tööle ja... Jah, palun. Siin on meie väike Artur, kes magab öösiti oma pesas. Oi, kui suur sina oled. Tere! Kellekass veel samasuguseid asju teeb, näiteks omastab teie telefoni. Kärri lihtsalt magab selle peal praegu. Ja meil on üllatus jälle nii kiire. Me peame ruttu minema Lincolnasse. Meil on vaja parketti alla pehmendust ja me oleme juba nii lootusetult hiljaks jäänud. Valikud. Mul on lõpuks täiesti vabamaks. Ütleme nii, et kaarautos olid päris head soodukad, aga läheme ikka Lincolnasse, kus on mingi 10 korda kallim. Seal on võib-olla kvaliteetsem ka, aga... Saime just väga suure koolituse osaliseks. Pool juttu läks meelest. Et meil miks võtta kork, mitte tavaline laminaatparkett. Sest on kallim. Ja siis pani mulle puid mingi. Noh, vaadake, mis teil seljas on. Miks te sünteetikat kannate? Täna on lihtsalt nii ilus ilm ja me tõime oma beebi välja. Artur! Tule siia, Artur! Ta nii kiirelt võtab. Ütleme niimoodi, et Lincolnas saime väga palju targemaks ja tellime esmaspäeval siis meie printkorgi lauadele. No nii, ma tegin ennast korda üle mitme päeva ja ma tegelikult suurem osa nädalast ei kandnud meiki ja ma ei ole ka päris pikalt nagu sirgendanud. Ma kuidagi proovin oma juustel lasta puhata. Täpselt samamoodi nagu ma lasen puhata oma näol. Enamus siis nädalast. Ja väike disclaimer, need eelnevad klipid ka Rautas ja Lincolnas ei ole mitte kuidagi sponsoreeritud. Mu ema maksab kõik ise ja meie panustame ka rahaliselt sinna. Ja Lincoln on lihtsalt siuke kvaliteetne koht, kust saab kindla peale nagu hea kvaliteediga printkorki. Ja see ruutmeetri hind oli 37 eurot ja meil on magamistoas 10 ruutmeetrit, nii et ja ühesõnaga, miks ma siia praegult maha istun on sellepärast, et järgnev klipp on koostöös, aga te teate, et ma kunagi ei räägiks asjadest, mida ma päriselt ise ei kasuta või mida ma heaks ei kiida. Ma ei ole küll neid asju veel proovinud, ma ütlen kohe ära, ma ei ole proovinud neid sellepärast, et ma tahan koos teiega avada seda boksi ja tegelikult ma olen neid tootepilte juba teinud ja need jäid mega ilusad sellised roosiõitega ja need roosid on mu ema siis kasvatatud ja ma tõin need enda aiast ja ma jäin reaalselt tootepiltidega nagu nii rahule. Aga see karp siis, millest ma räägin, on mul siin ja see näeb juba nii nunnu välja ja ma tegelikult sain selle enda kätte juba mingi nädal aega tagasi, aga ma nüüd siis avan teiega koos seda pakki. Ja siin on kohe siis selline nunnu tervitustekst. Ja siis on eraldi leht õpetusega ja mis asjad need kõik siin sees on. Siin on siis 5 toodet ja nendel pudelitel endal on ka tegelikult numbrid peal, et sa saad kohe aru, mida ja millal ja kus sa pead kasutama. Ja selle looja on siis 20-aastane Eesti neiu ja see ongi see, miks ma üldse võtsin selle koostöö vastu. Mul on tegelikult tulnud päris mitu koostööpakkumist viimasel ajal ja need on kuidagi nii mainstreamid olnud või nagu selliste asjad, mida kõik teevad. Miks ma selle koostöö olin nõus vastu võtma ongi see, et seda teeb Eesti neiu ja tal on ülihea nagu missioon sellega ja need naturaalsed õlid siis on sellised, kus ei ole värvaineid, lõhnaõlised ega muid nahale potentsiaalselt kahjulikke aineid ehk siis see juba kõlab nagu nii hästi, ma mõtlesin nagu miks mitte
proovida neid koos teiega, katsetada, vaadata, kuidas nad toimivad, kas nad teevad mu nahka paremaks või jätavad samaks või ma ei tea, et me saame koos vaadata. Ja ma näitan kindlasti selles vlogis ka, kuidas neid kasutada ja mis järjekorras ja mis nende nii-öelda põhitoime siis on. Aga seda, kuidas see päriselt mõjub, ma saan teile öelda umbes 2 nädala pärast, sest siis on nagu reaalselt seda vahet näha, kui ma iga päev kasutan ja siis vaatame, kuidas see siis mõjunud on. Siin on siis näopuhastusõli, näopuhastuskeel, kooria, niisutaja ja siis on mingi Rose Garden Pure. Ja siin on kõik kasutusjuhendid ja kõik olemas, nii et mitte millegi pärast ei pea muretsema. Juba 2 nädala pärast saan teile öelda, kas need toimisid või mitte, aga tegelikult juba praegu tasub pilk peale heita, sellepärast et mul on teile ka sooduskood ja ma panen selle siia alla. Ja selle koodiga saate te soodsamalt osta seda komplekti või siis neid tooteid üksinda. Ma ei tea, kas ma olen rääkinud, aga Arturile meeldib täiega mingite asjade all ja vahel olla. Näiteks talle meeldib magada patjade all. Nagu te näete, sealt paistab üks peanupp ja siin on siis üks padi peal ja kõrval. Ja sealt tuleb Artur. Jaa, kas ärkasid? Ja meie kõige suurem boss magab kusjuures siin kõrval. Siin on meie Kärri, aga kahjuks tema ei salli Arturit üldse. Kui Artur liigub kuskil ja Kärri teda näeb, siis ta hakkab täiega sisisema, nagu see on nii jube lihtsalt. Ja sellepärast me ei saa kahjuks Arturit endale jätta, sellepärast et meil on juba Kärri ja meil on 3 koera ja koerte silmad on täiega räsida saanud kasside ehk siis Kärri poolt. Ja üks õhtu, kui ma rääkisin emmega, ma ütlesin, et ma ei suuda nagu Arturit ära anda, siis ta ütles, et me peame talle ikkagi pere leidma ja nagu te lihtsalt ei kujuta ette, kuidas ma ulgusin too õhtu. Nagu see ei olnud isegi nutmine, vaid see oli konkreetne ulgumine. Ma lihtsalt nagu kõõksusin ja nutsin täiesti hüsteeriliselt, sest et ta on juba nii kalliks meile saanud ja ta on nii kuidagi nagu meie oma juba, aga samas ta ei ole meie oma, sest et ta peab ikkagi minema uude perre ja ta on siuke täielik kaisukas. Talle hästi meeldib lähedus ja siuke inimese paitus ja ma mõtlesingi, et esmalt, kuna ma tean, et mul on mega toredad ja lahedad jälgijad, siis ma hõikaks siin välja, et meie Artur otsib kodu. Ta on kuskil 6 vanune võib-olla ja me loovutaks teda alles siis, kui ta on 2 kuune. Ta on meie juures olnud nüüd peaaegu 2 nädalat. Ja nagu ma ka too õhtu hüsteeriliselt nuttes ütlesin Mikule, ütlema ka siin, et me anname Arturi ainult sinna perre, kes hoiab teda sama hästi kui meie ja kes nunnutab teda ja musitab ja paitab ja annab talle süüa ja hoolitseb tema eest. Ma tean tegelikult, et kassid magavad suurem osa päevast ja on sellised säässid võib-olla vahepeal. Aga tegelikult Arturile täiega meeldib lähedus. No Kärrile ei meeldi üldse näiteks, aga Artur on hästi siuke läheduse kass ja talle meeldib hästi nagu inimeste süles olla ja nende lähedal ja niimoodi kaela peal magada. Nii et kui sina tunned, et sa tahaksid enda ellu ühte Arturit, ühte nunnut kiisut, kes on hästi läheduse kass, siis palun kirjuta mulle Facebooki või Instasse ja kirjuta mulle ka, miks sa teda tahaksid ja miks just sina peaksid olema tema uus omanik. Arturit on võimalik ka vaatama tulla ja temaga mängima tulla ja selleks siis ka kirjuta mulle, kui sa oled huvitatud temast. Mina õppisin just praegu ära Photoshopi põhimõtteliselt algversiooni, ehk siis ma muudan... No sa õppisid ühe nagu funktsiooni ära? Jaa, ma õppisin ühe funktsiooni ära ja ma mõtlesin, et ma ei õpi elu sees Photoshopi ära, et see on nii raske. Aga reaalselt ma näitan teil trikki kohe. Ma hakkan... olen nii uhke enda üle. Ma hakkan kohe diivani värvi vahetama. Millega laupäeval tegeleda, kui mitte tööasjadega. Ma tahtsin teile näidata, kuidas ma värvi muudan diivanil, aga mul läks täiega pekki kõik. Sest see lasso tuul lihtsalt hakkas suvalt mingid asju pikkima. Lasso! Nii et nüüd me natuke puhkame ja siis lähme Elvasse sauna, sest täna on saunapäev. Pesame puhtaks. Jah, kaua me ikka haiseme siin. Vähemalt üks meist. Mida? Nii, hashtag jagan päris elu kaadreid teile. Olen siis oma toas, kus on kõik mööbel välja viidud. Ja siin on mingi akutrell, lood ja põhimõtteliselt tuba. Aga siin on peegel, seega ma näitan teile. Selle mantli ma sain üleeile siin seist ja ma olen täitsa rahul sellega. Täpselt selline sügise toonides ja väga nunnukas, nii et sellega ma lähengi Elvasse ja meil hoopis workis niimoodi auti, et päris hästi onglish, et Temps viib Elvasse ja Mailisega saame tagasi, nii et all good ja oi, mul ikka täiega meeldib see mantel. Me käisime just tavajoos ja öeldakse, et hoidke distantsi, on ju.
mingi vend reaalselt ronis mulle kukile. Nagu pani oma asjad letile, ma olin mingi excuse you lihtsalt. Õlpa puudutas su selga. Ma nagu pöörasin ümber, ma olin mingi wow, boi. Aga jah, käisime ära ja mees kannab kotti, väga tubli, eeskuulik mees. Ja minul ei ole midagi ja me läheme lihtsalt lendame meride juurde laivi. Kiida nüüd oma meest. Okei, Miikel tegi suht häid pilte praegu minust. Midagi. Ma olen väga impressed, aga ta ütles, et see on lihtsalt nii tohutult piinlik, kui ma palun endast pilte teha ja Miku saab lihtsalt iga vlog endale puid alla. Mehelikkus lihtsalt hakkab. Mehelikkus lihtsalt niimoodi kaob. Vähehaaval kaob, aga ei, tegelikult ma väga armastan Mikut, aga tegelikult on positiivne asi ka tänases. noh. Arsenali mäng tuleb õhtul West Hamiga. Yeah, can't wait. Kell 10, siis peame vaatama. Tõesti, see on ka minu päeva highlight, ma ei suuda ära oodata, millal see mäng hakkab. Nüüd lausad, kes juhib? Mina. Ei, mina. Kus näitab rätik? Mul on ausalt rätik seljas. Panin näomaski näkku ja sauna õhtu on sajaga käimas. Ja naudin siin oma kokat ja naudin elu. Pange 4 ka. Mul on vaja. Mis see filmi või? Pange puud. Miku, kas sa võitsid? Lihtne tegelikult paistab, aga... Mina tein idiot. Hetk on käes. Ei ole vaja. Lõppseis jäi meil täna nii, et Naadi 51. 56 juba. Kes see? Maku 85 ja 93. Jee! See ei ole läbi, aga see on pandud. Tulime koju ja Artur juba tuli minu spordikotti uudistama. Artur! Ja see jäi mul enne rääkimata, et iga kord, kui ma palun Miikel endast pilte teha, me lähme lõpuks tülli. Nii et Lähme lõpuks. ma paluksin endale isiklikku fotograafi, kes teeks minust mingi 3 pilti 1 kuu jooksul ja ei läheks endast välja ja ei leiaks, et see on mega eneseohverdus. Kust ma leian sellise inimese? Ei leiagi, sellist ei olegi. Olgu. Iga hommiku ma alla tulen, siis koerad on nii rõõmsad. No tere! Tere, nupsu! Nii nonnukad. Tere hommikust! Ma olen kuidagi väga uimane praegu, ma ei ole väsinud, aga mul on suht padja nägu. Nii et tere tulemast pühapäeva hommikusse. Mina hakkan täna tegema pannakaid ja ma lihtsalt armastan pannkooke, ma armastan magusat, ma armastan kõike, mis on magus. Nii et can't wait, et juba süüa neid pannkooke. Aga Miku veel magab, kell sai just 9 ja täna meil ei olegi tegelikult rohkem muud plaanis, kui et meil on kell 2 kogukond ja enne pärast seda on suht siuke chill. Ma arvan, et pühapäev ongi siuke nagu puhkamise päev, kuigi enamus pühapäevadest me lihtsalt jookseme kogu aeg ring ja teeme kuskil ülistust ja panustame kaasa, aga see meile täiega meeldib tegelikult. Aga vahel on samas tore, kui on siukse pühapäevi ka, kus sa nagu ei pea otseselt midagi tegema, vaid saad lihtsalt chillida ja pannukaid teha ja neid süüa. Ja kusjuures eile ma olin mega kaua üleval, ma olin mingi 12:30 üleval, sellepärast et ma avastasin Photoshopi. Ehk siis nii, kui me tulime saunaõhtult tagasi, siis ma läksin kohe tööarvutisse ja ma hakkasin mega tuhinaga õppima, kuidas diivanitel värve vahetada ja nüüd ma juba olen kuskil 10 pilti ära teinud. Siin on painaka hommikudes kommenteeritav. Mul endal praegu väga isu ei ole, aga muidu on hea. Muidu on head, jah. Aitäh teile. Aitäh. Nüüd on rahul elu. Ja siis, kui kaamera välja võtan, sööb ülilusti. Just tegi mingi räiget trianglit lihtsalt.
ma olen terve hommiku teinud tööd, aga mitte Belfire'is, vaid enda ettevõttes, ehk siis ma tegin just sooduskampaania. 10 päeva kestab, koodiga sügis 20 kõik tooted -20%, sest ma tellisin uued ja mega ilusad küünlapurgid, mattvalged ja ma olen nagu nii excited. Ja samas mul läks räigelt palju raha nende peale, nii et palun aidake mind, et ostke see ladu tühjaks või niimoodi. Mul on kõik tegelikult siin riiulis. Siin on siis mul kõik küünlad ja siin all on kõik seebid karbi sees, nii et siin on minu mini ladu kõikide teiste asjade hulgas, nii et jah, help me please. Me oleme olnud lihtsalt nii produktiivsed täna, jälle. Okei, meil on kodus ainult üks töölaud nagu ja seal on ainult üks töötool, nii et teine peab siis terve aja olema kas voodis või kuskil ebamugavas toolis. Me käisime kogukonnas ära, me sõime pitsasid, me voolisime savikujust asju ja minul on siin ka kaasas minu diivan ja tumbad. Ja Miku tegi ühe suure tumba lihtsalt sellepärast, et ta nägi, et ma teen diivanit. See diivan võib-olla kellelgi seostub millegagi, võib-olla mitte. Veel pigem ei räägi, aga kunagi saate teada. On käes juba õhtu või ma võiks isegi öelda, et öö ja ma ei ole vahepeal ühtegi klippi filminud sellepärast, et vaadake, elu ikka käib niimoodi, et vahepeal on üli hästi, vahepeal on üli halvasti. Täna oli selline väga emotsionaalne päev, eriti õhtu. Ütleme nii, et nii mõnelgi meie perekonnast keesid emotsioonid üle pea. Mul on natuke stressi kogunenud viimasel ajal. Ma olen tegelikult sellest siin vlogis rääkinud ka, mis sügiseti tavaliselt toimub. Kes on tähelepanelikumad kuulajad, vaatajad, need teavad, aga ühesõnaga sügis on alati selline väga stressirikas periood ja ma proovin nagu endast maksimumi anda ja kõike nagu positiivselt vaadata ja tegutseda ja inimestega sõbralik olla, aga lihtsalt kui kuskilt mujalt tuleb seda negatiivsust nii palju peale, noh, kohati ma ei räägi, et see igapäev nii oleks, aga lihtsalt kui kuskilt mujalt tuleb seda peale, siis ma ei handle enam ära ja ma lihtsalt aega töinasin täna õhtul, nii et jah, aga nüüd on kõik korras, kõik on timmu ja ma tahan teile näidata seda pakki, mida me teiega koos avasime ja ma hakkan nüüd neid tooteid kasutama. Ja selleks on mul minu essentialid ehk siis mu peapael ja näorätik. Mul on siis Pepcost ostetud mingi 1 euro eest 3 rätikut, täpselt samasugused. Ma keerasin nad rulli ja nad on alati mul siin mannitoa riiuli peal olemas. Ehk siis iga kord mul on üks uus puhas rätik võtta, ehk siis iga kord ma puhastan uue rätikuga. Täiesti tavaline mingi beeži värvi rätik, aga lihtsalt ma tean, et keegi teine siia oma käsi või nägu või ma ei tea mida ei kuivata. Seega peapael, rätik ja Loco tooteid siis hakkan teile kohe näitama. Ja esimene asi, mida me kasutame, on siis näopuhastusõli. Mina olen valmis ja ma pole elu sees nii fancy't näohooldust teinud, ma ütlen ausalt, nagu esimene kord täiesti ja tunnen juba praegu päris hea, süke värske ja kuidagi niisutatud nahk tundub. Aga tänaseks kõik, lähme magama ja räägime homme uuesti. Tere hommikust, on esmaspäeva hommik, minu juustusai on siin ja minu kohv on valmis termoses. Ja ma hakkan seda sööma ja jooma nüüd autos, sest et Miku viib mind bussile, mul läheb kell 8 buss Tallinnasse. Jah, ma arvan, et näeme Tallinnas. No nii, ma olen Tallinnas. Ma tulin siis õe juurde ja ma tulin siia tõuksiga ja tõuksiga sõites ma ei saa filmida sellepärast, et ometigi sõites ei tohi võtta kaamerat välja, aga seistes tohib. Ja nüüd ma olen siin õe juures, hoian lapsi ja praegu me mängime Domino mängu. Tegelikult ma tahtsin, et teie ka näeksite ja kuulete, kui tark on Emma. Emma, mis sa ütlesid koroonaviiruse kohta? Kuidas see levib? No bakterid ja pisikud on. Ongi nii, jah? Siis konooraviirus levibki. Konooraviirus, aga kas õues tuppa tulles tuleb käed ka ära pesta või ei ole vaja? On küll. On vaja, jah? Kas sina alati pesed? Jah. Okei. Seebiga. Seebiga, jah. Sa oled nii tubli, Emma. Kuidas sa tegid uue seebi? Uue seebi? Tädi võib sulle ükspäev näidata, kuidas ta seepe teeb. Kuidas sa teed seebi ju? Erman poisu ka askeldab siin. Sa värvid seebivärvidega selle üle ka? Jaa, Emma, sa oled ju näinud minu seebivärve? Jaa. Kas sa täna värvisid selle roosaks? Ei, täna ma ei teinud seepe, Emma. Miks? Sest ma tulin Tallinnasse.
Aga kas sa eile tegid seepa? Ei. Näita minu kaamerasse, siis ma räägin sinna sisse. Siis meie nägime Dominut ja kun oraviirus levib ja Herman paneb Domino mängi kokku ja tädid ja Emmele koos Rekule ja me täna pildistame ja meil on mänguasjad ja meil Hendrik kuidas ja tädi on meil täna külas ja tal on prillid ja meil täna Gert ei ole, issid ei ole, issi on tööl ja meil on värvid. Herman, ütle tädi. Tädi. Domino mäng. Ütle tädi. Tädi. Ma suudun esimest korda majakasse ehk siis lähen Avelile külla ja ma just kõndisin sellest samast tõuksist mööda, mis ma enne õe maja ette jätsin, nii et ma nüüd võtan selle sama ja vuran majakasse. Iga kord, kui ma Tallinnas seiklen, kas siis jala või trammiga või tõuksiga, ma lihtsalt satun mingisse karumurakasse. Ma olen praegu kuskil sellises kohas, tõuks jäi sinna alla, ilmselgelt sest siin on trepp ja ma ei tassi seda käekõrul ülesse. Ja te ei taha teada, palju raha ma olen tõuksi alla pannud juba. Lähme otsime selle õige maja siis ülesse. Ma olen lõpuks ometi õiges kohas. Õiges kohas. Hoppike, ma sõitis neljapiimend praegu. Tere! Nii tuttav see. Kas see on minu oma või? Jaa, vist küll. Nice. Olen taas liftis. Käisin Avelil külas ära. Väga tore oli. Nii et nüüd lähme võtame tõuksi ja vurame minu õe juurde tagasi. Sest täna Ma võluke. panin kaamera käima ja Emma oli just näoga juba siin kaamera ees, aga vaadake, mul on abielusõrmus, on ju niimoodi? Ja siis meil on võlukeepike. Siis meil on võlukepike. Siis meil on süstaakel. Ja siis koroonaviirus levib ja tädi teeme süsti. Ja tädile me teeme süsti. Emma, kas sul on vaktsiin? Siis keedusis küll leidub süüjäi. Aitäh vaktsiini eest, arstitädi. Ma ei taha seda. Ütle, teeme ikka. Teeme ikka. Ei, ma ei taha. Ma ei taha koroonaviiruse süsti. Ma ei taha koroonaviiruse süsti. Ma ei taha koroonaviiruse süsti. Igal juhul ma olen siin nüüd lastega, chillin veel kuskil tund aega, siis tulevad nende vanemad tagasi. Aga Emma, palun. Teeme ikka koroonaviiruse süsti. Igal juhul ma loodan, et sulle meeldis see vlog. Ma võtan otsad kokku sellepärast, et homme on mul terve päev koolitus ja see tähendab seda, et ma ei saa mitte midagi vlogida. Nii et ühesõnaga näeme teiega juba järgmises videos, juba varsti. Ja kui te olete kasutanud minu sooduskoodi seal Loco poes, siis kindlasti andke teada. Ja näeme teiega juba järgmine kord.